Minu jaoks on praegu niimoodi, et on elus sellised popmuusika helilooja klassikud nagu Valter Ojager, Olav Ehala, Andres Valkonen ja ka Rein Rannap. Ülejäänud on nooremad. Nad ei ole veel jõudnud klassikuteks saada. Ja see oli põhjus, miks Andrese kontsert üldse sai teoks tehtud. Ja 60 eluaastat on ikkagi väga väärikas tähis ja millal veel ja kus siis veel, kui mitte praegu ja siinsamas tipiaulas seda tähistada. Ma nimetan ikka tipiaulat, et rahvakeeli on ta ikka tipiaula. Ja see miks sai valitud selline koosseis, et on nii-öelda vanad härrad nagu If ja Max ja sinna kõrvale Tuuli ja Triinu Taul, kes on uue generatsiooni esindajad, on väga lihtne põhjus, et näidata, et see muusika elab läbi erinevate generatsioonide, põhimõtteliselt läbi 3. generatsiooni, kui Ifi, Maxi võrrelda Tuuli ja Triinuga, sinna vahele mahub tegelikult veel üks generatsioon. Ja see ongi ainukene tõestus, et see muusika on klassika. See muusika on klassika. Iga Eesti noor lauljatar võiks laulda eestikeelseid laule ja Andres Valkoneni laulud on ühed väga ilusad laulud ja need on olnud minu lemmikud. Et ma olen laulnud neid väga ammu ja loomulikult on tihti see, et ei süveneta, kes on autor. Et minu jaoks on see väga suur au kohtuda selle inimesega, kes on loonud need laulud, mida ma olen kunagi laulnud ja mida mul on väga meeldinud laulda. Et see on suur kingitus lihtsalt minu jaoks, et aitäh! Palju õnne, Andres! Me kohtusime Andres Valkoneniga esimest korda silmast silma ja see oli aastal 1970. Mina istusin publiku hulgas ja see toimus Salme kultuuripalees teatud nimega Uues Tombis, kus mängis siis Vänt Toreli nimeline kollektiiv ja ma olin kuulnud Valkuusjast küll juba, et ta on niisugune kõva mees ja teeb oma kummalist muusikat. Aga siis ma olin sõjaväes sellel ajal, Tallinnas juhtusin teenima ja ükskord me läksime Gunnar Krapsiga läksime hüppesse ja mingisugune pidu käis ja me maandusime siin samas tippi ühes ühikas ja sattusime ühte tuppa, kus käis pidu. Ja seal oli ka seltsimees Valkonen, kes haaras täiesti ennast unustavalt kitarri ja laulis John Lennoni laulu Mother, ema. Ja ta laulis seda nii kihvtilt, et kõik need neiukesed, kes seal toas olid, need olid muidugi pöördes. Ja minu meelest Andres laulis seda lugu sellel õhtul, ma teeks 10 korda, sest keegi enam mitte midagi muud ei tahtnud kuulata. Ja me olime täiesti lummatud. Vaat selline oli meie nii-öelda lähikontakt Andresega esimene. Mõned asjad vastavad tõele, mõned asjad mitte. Vastab tõele, et ühikas. Vastab tõele, et seal olid Ivo Linna ja Gunnar Kraps Vene sõjaväe mundris ja ansambel Keldriline heli.
ei ole siukest tunnet, et olen 60-aastane. Või ei ole pärale jõudnud.